nädal turgudel kätte on jõudnud 16. nädal, aasta on 2025, minu nimi ikka Urmas ja täna on esmaspäev 14. aprill. Ja heidame taas pilgu siis finantsturgudele ja vaatame, mis siis nädala jooksul toimunud on ja mida uuelt nädalalt võiks taas oodata. Et nagu eelmisel nädalal siin öeldud sai, et võib-olla hea plaan on siin Trumpi sõnade järgi käituda, et kui tariifid tulevad, siis turud langevad ja kui tariifid lähevad, siis turud tõusevad ja nii täpselt ongi käitunud siin. Võib-olla siin viimane uudis, mis nüüd tuli, oli siis nädalavahetusel, kus Trump lõpuks teatas, et semikonduktorid ja elektroonikakaubad siis tariife esialgu ei saa, õigemini siis mingisugune plaan sealt veel on tulemas, aga vähemasti hetkeseisuga siis tundub, et infotehnoloogia ettevõtted on praegu suuremas soosingus. Aga sellest ka lähemalt. Igal juhul Hiinaga siin see vägikaikavedu siis käib ja lõpuks vist eelmise nädala lõpuks jõudsid need tariifid 145%-ni, Hiina poolt siis 125% ja ehk siis näis, kui kaugele see asi lõpuks jõuab, aga igal juhul hästi see muidugi sellele kaubandusele ei mõju ja kindlasti üks nendest, kes on väga mossis näoga, on Elon Musk, kes ei sugugi tunne rõõmu sellest, ta oli sunnitud ka tellimuste võtmise Hiinas peatama, sest et Hiina on üks tema suurimaid turge ka ju tegelikult ja need autod vähemasti, mis siis väljaspool Hiinat toodetakse, neid enam ei tasu seal müüa. Nii et eks temagi on teinud siin ettepaneku Trumpile siis neid tariife või tolle siis vähendada või vähemasti edasi lükata, nii ta siis lõpuks on, et tariifid peaksid jõustuma tegelikult siis 90 päeva pärast siin suvel. Ja nagu öeldud, siis siin tehti erand siis telefonidele ja teistele elektroonikakaupadele, kaasa arvatud semikonduktorid. Mis aga turgudel võib-olla olulist silma jäi, oli see, et retail ehk siis nii-öelda jaekauplejad on väga oluliselt raha turgudele pumbanud ja just seda siis peale neid raputusi siin, mis tähendab, et siin on väga suur oht muidugi ka haiget saada sellega, sest et kui ei ole piisavalt terane neid märke nägema ja igal ajal kasumeid võtma, siis on oht, et need turud langevad veelgi madalamale. Igal juhul siin 3. kuni 8. aprillini siis keskeltläbi 8,8 miljardit dollarit voolas turgudele just retail investorite raha. Ja see oli üks suurimaid selliseid võib-olla riski või spekulatsiooni isusid viimasel ajal, et sellist asja ei olegi siin viimase 10 jooksul võib-olla näinud. Nii et igal juhul tasub olla ettevaatlik sellega, et väga üle ei pingutaks. Ameeriklaste inflatsiooni ootused on ka siin tõusnud rekordtasemele, 40 aasta kõrgemal tasemel nüüd tänu Trumpi tariifidele ja kõigele muule, mis ümberringi toimub. Et selles mõttes ma arvan, et seal on täitsa põhjust muretseda. Niimoodi ja mis muidugi veel on halvasti, et siin viimase kvartali jooksul nüüd 188 suurettevõtet osas läks pankrotti, mis on jällegi märk sellest, et me oleme teatud sellise kriisi läve pakul praegu. Ehk siis situatsioon majanduses ei ole sugugi mitte hea ja probleeme on seal pinna all päris palju. Nii et ma arvan, et siin on õige pea miskit ikkagi toimumas, aga jällegi vaatame neid märke ja neid märke tuleb aina juurde. Need, kui vaadata siin aktsiaturgude languseid, et siis sellel aastal on siis see langus juba üle 15% olnud ja statistika räägib meile seda, et kui aasta jooksul on selline korrektuur toimunud, siis enamasti aasta ei lõppe positiivselt, S&P puhul vähemasti. Siin on 3 erandit, et 82. aastal see tõepoolest juhtus, et turud lõpetasid plussis.
2009 aastal samuti ja 2020 siis COVID järgselt samuti. Et vaatame siis, kuidas sel aastal olud välja mängivad. Võib-olla positiivne on see, et tegemist on 5 lõppega aastaga, mis on siis läbi ajaloo olnud alati pigem siis netopositiivne aasta. Aga kõik muud märgid siin viitavad, et korrektuur on ikkagi sellel aastal läbinisti teemaks, et vaatame siis, mis asi lõpuks peale jääb. Aga tõenäoliselt ikkagi see tees, mille ma aasta alguses juba välja käisin, et sellel aastal on volatiilsust oluliselt rohkem, peab paika. Ja kui arvestada sellega, et kui te nüüd raha turgudel kaotate, siis pidage meeles, et selleks, et kaotust tagasi teenida, tuleb teenida oluliselt rohkem kasumit. Et kui te olete poole oma portfellist näiteks kaotanud, siis tagasiteenimiseks tuleb teenida 100% kasumit. Et see on alati oluline meeles pidada. Ja seda kasumit on tunduvalt rohkem või raskem teenida, kui kahjumit tekitada. Makro poole pealt, mis meil siin silma ja siis lõpuks jäi, et USA siis inflatsiooninumbrid tulid välja. Ja need olid siis natukene paremad, ehk siis 2,7% aastases võrdluses ja prognoositi 3,3%, ehk siis energiakulude langus oli siin peamine tegur. Ja CPI siis langes märtsis 2,4% aastases võrdluses samuti alla ootuste. Ja Michigani ülikooli tarbijate kindlustunde indeks langes aprillis 4. kuud järjest, jõudes siis 50,8 punktini, mis viitab siis tarbijate murele inflatsiooni ja kaubanduspoliitika pärast. Ja kui siin nüüd sellest kaubanduspoliitikast rääkida, et siis jah, tõepoolest need tollid ju ei mõju sugugi mitte hästi, vähemasti tarbija kindlustundele. Mis aga ettevõtete kasumeid puudutas, siis siin algas nüüd uus hooaeg ja suuremad pangad siin tegid otsa lahti, nagu JP Morgan Chase, Wells Fargo ja Morgan Stanley, ja nemad kõik ületasid kasumiprognoosi, nii et selles mõttes oli see algus palju lubav. Ja seda on tegelikult märgid näidanud, et ettevõtete kasumlikkus seni veel on püsinud ja ületanud ootuseid, et ilmselt siin esialgu veel vähemasti selle kvartali jooksul siis väga suuri probleeme sellest ei teki, et need tariifid on välja kuulutatud, küll aga sealt edasi muutuvad väljavaated suhteliselt nukraks, nii et eks turg reageerib ka sellele vastavalt. Ja USA 10-aastased riigivõlakirja tootlused, et see tõuses ka 4,49%-ni siin ja USA dollar nõrgenes peamiste siis valuutade suhtes. Indeksid siin enamus suutsid ikkagi tõsta nii-öelda ennast siin rohelisse, vähemalt Heiki Nashi küünalde järgi. Ainus, mis veel võbeleb siin on siis small caps, ehk siis väikeettevõtted ja Russell 2000. Kui me vaatame prognoosi, siis S&P prognoos sisuliselt kõnetas küll vähemasti see hetk, kui Trump need tariifid edasi lükkas, see oli siin väga teravalt esil, et see suund ka pidas paika, aga eks ta ei olnud võib-olla nii selgesti loetav, kui mõni teine kord on olnud. Aga siiski enam-vähem. Kulla puhul küll ja oli vägagi 5+, et enam paremini ei saakski nagu prognoosida ilmselt ette. Bitcoini puhul, siin võib-olla see mudel ikka endiselt on natukene selline shaky, et ilmselt jällegi natuke tagurpidi, aga eks ma pean sellega veel töötama, see ei ole päris selline usaldusväärne, mida veel nii-öelda kauplemiseks kasutada. Aga nagu ikka nende prognoosidega on see, et enne kõike vaatame seda, mida hind teeb ja prognoos on kõigest meile väikeseks teejuhiks seal. Uue nädala prognoosid on aga juba nädalavahetusest saati üleval Patreoni turutrendide kanalil
et kui on huvi, siis tule ja liitu, need on saadaval kõigile turutrendide siis tasulistele liikmetele ja alates neljapäevast siis kõigile avalikult. Et CMS indikaatori järgi S&P 500 on meil siin siis ikka negatiivses trendis ja see signaal, mis siin veebruari lõpus alguse sai või need signaalid, siis need on siiamaani pädevad. Ja nädalases samuti siis 3 nädalat tagasi saabus siin esimene signaal ja nii ta on ka siin praeguse trendina siis jätkunud. 50 päeva keskmine siis laiema turu lõikes on langenud väga madalale, et siin nädala sees ta käis suisa siin alla 5 või oli seal 5 kanti kuskile, aga päris nii hulluks ei läinud, kui oli COVID ajal. Et siis oli võib-olla meeleolu veelgi mornim, et ei teadnud keegi, kas enam kunagi üldse välja saab. Aga nüüd tundub, et asi on ka suhteliselt ikkagi hapu, et nii madalat seisu pole ammu nähtud. Igal juhul väga suur osa ettevõtetest siis, ehk siis 95% sisuliselt kauples allapoole oma 50 päeva keskmist. Ja 200 päeva keskmine langes samuti siin 15%-ni nädala sees, lõpuks siis lõpetas 28 peale, et selles mõttes on muidugi võib-olla hea ostukohti otsida siit, aga siiski me peame vaatama seda suuremat pilti ja mõtlema natukene kaugemale edasi, et igal juhul all in siin ei tasu minna veel, et ohud on üleval. Kui me VIX-i vaatame, VIX-i puhul need trendijooned siin tihtipeale väga hästi on töötanud ja kõnetanud, et kui meil siin viimane selline trend oli siin, kus ta välja murdis, siis siit VIX hakkas tõusma. Nüüd on meil vastupidine olukord, kus VIX on olnud tõusulainel ja siin on siis selline allapoole trendijoon, kus ta võib allapoole murda, et sisuliselt ma arvan, et volatiilsus hakkab praegu langema ja hirm hakkab vaikselt taanduma, vähemasti praeguseks hetkeks siis. Ja sektorite poolest, mis meil siin kõige paremat tootlust tegi, oli ikkagi tehnoloogia loomulikult ja ka tööstus ja ka finantsid, sest et finantssektor siin ju oma tulemused avaldas, et üks parimaid soositud sektoreid ongi praegu veel finantsid, kommunikatsioon, siis tarbijakaubad ja ka kommunaalteenused. Ja insiderite aktiivsus, selle suurema langusega on siis aktiivsus tegelikult taandunud, et kui me mõtleme selle peale, kuidas insiderid tegelikult siis käituvad, et nad müüvad pigem tugevusse, aga mitte nii väga nõrkusesse, et see on täiesti loomulik käitumine insiderite puhul, mida tasub ka siis meeles pidada ja jälgida. Siis kalendri poolest, mis meil siin võib-olla silma jääb, natuke selline keeruline nädal ehk on, et siin päris palju märgivahetusi ka, et Merkuur siin vahetab märgi ära kolmapäeval ja Marss siis reedel. Et ja meil on tegemist ka lühikese nädalaga, et selles mõttes reede on ju suur reede. Turud on siis kinni. Et väga selline võib-olla hea kauplemisnädal see ei ole. Et pigem kui vähegi võimalik, siis tasuks võib-olla eemal hoida, et see volatiilsus hakkab ka siin langema. Mida uuelt nädalalt oodata, et see on märtsikuu jaemüügi andmed, siis elamehituse andmed, ehitajate kindlustundeindeks ja ka mitmed Fedi ametnikud võtavad siin sõna ja üks nendest on ka tänase päeva jooksul juba ka mõista andnud, et kui peaks vajadus olema, siis Fed on kindlasti valmis sekkuma, et majandust elavdada, ehk siis viidati siis võimalikule intresside languse jätkumisele, kui selleks vajadus peaks tekkima. Tõenäoliselt see ka sellel suvel mingi hetk ikkagi aset leiab.
ja ikka tuleta meelde, et sellises situatsioonis, kus me täna oleme, siin tasub mõelda võib-olla pikemat plaani, et jällegi sõltub teie fookusest ja seatud sihtidest, et lühiajaliselt neid raputusi ikka tuleb ette, aga tähtis on jälgida siis pikka plaani. Nüüd majandustulemuste poolest, mis meil siis olulist sellel nädalal on, et tasub jälgida kindlasti Goldman Sachsi, mis on täna, homme siis Bank of America, Citigroup, United Airlines, siis kolmapäeval ASML Holdings ja neljapäeval Taiwan Semiconductors, United Health Group ja Netflix kindlasti on sellised, mida võiks silmas pidada. Ja kindlasti tule ja liitumine Patreoniga, et sealt saad ka palju täiendavat informatsiooni ja nii aitad ka minu tegemisi toetada. Selle üle mul ainult hea meel ja suur tänu ka kõigile Patreoni liikmetele, kes minuga sellel teekonnal siin koos on. Natukene kiirelt siis ka pilk peale praegusele hetkele, mis siin turgudel siis toimub, et nagu öeldud, S&P on meil siin negatiivses trendis, aga teatava sellise tsükli põhja on siit turg leidnud esmaspäeval, et praegu siis liigub ülespoole. Kui me vaatame Tallinna turg on ka positiivses trendis siin praegusel hetkel, et see raputus oli üsna kiire ja siit ka see küünal näitas, et tegelikult siis pullid jätkasid oma võimutsemist ja hind on liikunud siit ülespoole. Londoni börs on endiselt langustrendis, aga sama muster nagu S&P-l ja Saksa börs on siis ka umbes sarnases mustris, nii et siin ei ole väga suuri muutuseid toimunud. Kuld on teinud siin väga tugevat rallit ja uusi tippe taaskord täna veidi taandunud. Ja nafta jätkab oma langust endiselt, et siin võib-olla isegi kuu lõpuni välja sellisel moel. Et selline siis kiire ülevaade ja mina taas tänan ja kohtume taas siis juba nädala pärast ja ilusaid pügi ka teile. Kõik head!